mul oli konkreetne probleem lapsega, et meil tekkis siis tüli riietega. 4-aastane siis hakkas nagu järjest intensiivsemalt streikima igasuguste riiete vastu ja siis esialgu püüdsime siis juba situatsioonides igasugu hingamisharjutusi teha, maha rahustada, need ei toiminud, siis igasugu rahustavaid, igasugu nagu direktiivsemaid, kõikvõimalikke meetodeid sai kasutatud, et last kuidagi riidesse saada, et kodus olgu, jookse paljalt kas või, aga kodust on vaja ka vahel välja saada. Ja siis hakkasin uurima, mis jama see on, et kas teistel on ka olnud muresid ja et kas saaks kuidagi seda mingite meetoditega lahendada ja siis ma jõudsin järeldusele, et mu lapsel on sensoorne tundlikkus. Ja siis proovisime kõikvõimalikke erinevaid materjale, et kuidagi seda leevendada, aga mitte miski ei aitanud, see ainult intensiivistus ja tulemus oli see, et me iga hommik alustasime hästi suure stressiga oma päeva, kõik olime tülis omavahel. Ja siis seetõttu ma hakkasingi tegelikult otsima seda infot, et kuidas nagu aidata oma last ja ennast ja kõiki teisi ka oma peres ja siis vaikuse minutid nagu hüppaski niimoodi välja minu jaoks sealt Facebooki infost ja ma sain kohe aru, et natuke praktikat ühises grupis ja eestikeelne materjal võib aidata, sest teadmised on üks asi, praktiseerimine on teine asi. Ja juba peale esimest koolituspäeva, kui ma läksin koju ja hakkasime kohe harjutama, tuhin oli peal, siis esialgu oli muidugi vastuseisu, aga mida rohkem harjutasime, seda rohkem tuldi kaasa ja ma tegelikult otseselt sellist nagu momenti, kus midagi oleks muutunud, ei pannud tähele, vaid siis, kui tuli teine koolituspäev 8 nädalat vist hiljem, 8 nädalat hiljem, siis ma hakkasin tagasi mõtlema, ma sain aru, et tegelikult on probleem kadunud. Et maksimum, kuhu me selliste tantrumitega jõudsime, oli see, et laps sakutas oma riideid, oli rahulolematu, aga siis ütles, et mulle ei meeldi, aga ma harjun. Ja see oli tõesti selline nagu edulugu, mida ma alati meeles pean, kui ma ei viitsi või ei jaksa teha neid vaikuse minuteid ja ma olen päris kindel, et ka igasugustest teistest probleemidest saab sellega jagu.